minimaalsed uuendused, aga äh, mis neil on siis huvitavat, on see, et neil on mõlemal siin all on Facebooki nupp. Jah. Et kui sa muidu oled harjunud vajutama siis Facebooki sihukest ikooni ekraani peal, siis enam sul ei ole vaja seda teha. Nüüd sa saad isegi pimesi oma Facebooki avada. et kas seda on vaja, kas see on tore või kas see on hea, seda ma päris ei tea, aga nii ta on. Jah, aga siis me läheme edasi meil juba tuttavate telefonimudelitega, nagu on veel Wildfire ja Desire. Jah, Wildfire'ist siis Wildfire S-ist siis nii palju, et jällegi mitte väga suur uuendus, aga ikkagi mina ütleks, et kõige parem nendest uuendustest tuligi just Wildfire'ile. Et nende ekraani resolutsiooni on parandatud, tal on uus Sense peal, Sense 2.0. Samuti kiirem protsessor. Kiirem protsessor, parem kaamera ja me eeldame, et ta jääb ikkagi sinna samasse hinnaklassi, nii et 300 euri või 350 euri, mis ta oli praegu? Midagi sinna kanti. Nii et igal juhul see on üks hea uuendus. Natukene murelaps on meil siin see Desire S. Desire S, jah. Mis on põhimõtteliselt, näeb välja täpselt samasugune kui esimese põlvkonna Desire ilma nuppudeta. Jah, Desire S on siis nüüd sihuke sama, tal ekraani suurus jääb samaks, protsessor jääb samaks. Tal on natukene mõõtmed väiksemad kui eelmisel ja tal on natukene see ehitus on muudetud, aga sama telefon. Sama telefon, aga Sense 2.0, mida ennem ei olnud. Jah, ja aku võib-olla peab ka nüüd paremini. Vaatame. Jumal seda teab. Aga järgmine telefon, Incredible S on nüüd selles suhtes uus, et kui meil on olnud, eks ju, Desire ja Desire HD, eks, et seal on, vahel on suhteliselt suur vahe olnud, siis see peaks seda täitma. Ehk siis 4-tolline ekraan. Ja mis ma oskan öelda? 1 gigahertsine protsessor. Nagu ikka, 480-800 resolutsioon ja põhimõtteliselt vist, kui ma õigesti aru sain, siis on see täpselt sama telefon, mis on HTC Incredible USA-s. Jah, põhimõtteliselt. Aga on lihtsalt üks asi küll, mille eest tuleb HTC-d kiita, et neil tuleb uus Android siia kohe peale. Jah, 2.3. Ja või isegi 2.4 sellel hetkel, kui nad seda nii-öelda käiku lasevad. Ja üks väga lahe asi on. Keerad telefoni teistpidi. Nende nupud ka muudavad suunda. Nii, selle peale oleksite tulnud. Piltide vaatamisel oli eriti mugav. Ja siin on siis nüüd hästi suur telefon. Mis tegelikult ei ole telefon. Võib-olla. Jah, me veel ei tea, kas sellega see pelistada või ei saa. See on HTC Flyer. Tabletikene. Et 1,5 giga on seal temal protsessori jõudu. Kellel on netbook kodus? Palju sinu netbookil võimsust on? On vähem, jah. Tunned ennast halvasti. Ära tunne! Sellepärast, et siin on sulle asendus. Ehk siis ega nad selle kohta, üldiselt netbooki kohta nagu hakkavadki üle võtma ja ei lähe Honeycombi Android 3.0 peale. Need kasutavad edasi 2.3 ja 2.4, mida iganes, mis see peale tuleb. Aga uuendasid oma Sense'i. Ja näeb välja väga mugav. Ei, tundub päris tore, et ma nüüd ei tea, kas ta näeb välja parem kui Honeycomb, aga ta on midagi. No ma usun, et siia on võimalik mingi aja pärast ka Honeycomb peale panna. Ei, kindlasti. HTC on selles mõttes tubli. Selles suhtes on väga tema uuendab enda tooteid. Ja neid tablette tuli veel. Veel. Aga see ei ole tablett. See on 3D ekraaniga telefon. Tulevikus ongi niimoodi, et teile vaatab mingisugune naisterahvast läbi telefoni. Ei ole unustanud meiega LG-d. Jah. Ja LG tuli välja sellise asjaga, mis suudab nii filmida, kui näidata, kui teha igasuguseid huvitavaid asju sellega. Kõike 3D-s. Ja kõiki seda 3D-s. Taga on tal 2 kaamerat kõrvuti. Üks filmib ühte silma, teine teist. Ees on tal 4,3-tolline ekraan, nagu praegu on kallimatel telefonidel standardiks vist juba saanud. Välja arvatud iPhone'il.
aga selle juures me tuleme kohe mõne hetk pärast tagasi, sellepärast et selle kohta lekivad ka juba info. Igast põnevaid infot. 2-tuumane protsessor. Täpselt. Nagu ikka, sest mis muu jaksaks üldse 3D full HD-s filmida. Vist filmis full HD-s, kui ma õigesti mäletan. Ei ole kindel. Ei tea. Ühesõnaga varsti saab teada. Aga mis on kõige toredam on see, et sul ei ole prille vaja selle 3D ekraani jaoks. Lihtsalt vaata. Ja mis kõige lahedam oli see, et kaamera, kui filmis, siis tundus pilt tavaline. Ja kui pärast näitas seda sulle, siis see oli 3D-s. Et siuke väga huvitav. See on ilmselt üks sükestest asjadest, millest väga palju rääkida ei ole. Seda peab lihtsalt ise nägema, et kui hea. Meil oleks lõbus mängida. Kindlasti. Saad 2 tundi filmida, saad emale helistada, et ma nüüd filmisin ja siis võid aku laadima panna uuesti. Ma kardan, et nendega saab nii olema. Ilmselt küll, aga igal juhul on tore, et nad nagu suunavad edasi 3D, kas teile meeldib või mitte, see on juba omaette teema, aga siin ta on ja tore näha, et tulevad ekraanid, kus ei ole prille vaja. Et kui ta praegu juba sellisel, mis ta on siis 4,3 tollisel telefonil on, et siis äkki saab ka telekasse kunagi. Põhimõtteliselt Jaapanis vist toodi see välja, aga umbes täpselt 7 inimest oli üritusel kohal, nii et on väga huvitatud nagu. Aga see telefon on selles mõttes lahe, et see oskab läbi HDMI 1.4 selle videoga kohe 3D-st telekasse saata. Ilma mitte mingisugust arvutit vahepeale toppimata. Aga siis pange prillid pähe. Jah, sest telekast teile seda niisama ei näita. Tabletid. Veel või? Veel tablette. Siin on meie Samsungi tablett. Jaa. Samsung 10.1 on selles nimi. Ja 2-tuumaline, 1-gigahertsine Rocket Science. Jees. Honeycomb jookseb peal, nagu te näete, võib-olla ei tunne ära, sest et teine taustapilt on. Jah, tavaliselt on siuke sinine mingi kettake. Roonemaa ütles, Hendrik Roonemaa, meie hea sõber. Meile meeldib nii mõelda, et on meie hea sõber. Kui sa neid vaatad, siis tervitame sind. Käis Barcelonas kohal ja ütles, et üks potentsiaalsemaid iPadi killereid. Et ta pidi olema tõsiselt mugav, tõsiselt kiire ja väga oma hinda väärt, mis iganes hind sellele tuleb, ei tea. Et kui kõik pärast meie eelmist special saadet mõtlesid, et Motorola Zoom on see, mis lööb maailmat. Võib-olla ei ole. Võib-olla ei ole. Aga võib-olla ei ole see ka. Võib-olla on see. See on LG tablett. No nii. Aga selle kohta öeldi hinnaks 999 €, mis on ilmselgelt liiga palju ükskõik millise asja kohta, mida saad kaasast asjadega. Ei, kui te võtate, et nad peaksid asendama netbook'e, eks ju, või selliseid madala võimsusega läpakaid, mida sa kogu aeg kaasas kannad, mis sul on hea aku kestvusega ja sa saad interneti lehitseda, on ju, mis tegelikult on ju see, siis sa ei müü seda kunagi 1000 € maha nagu. Kui iPad välja tuli, tema maksis 700 €, olid see kõige odavamad versioonid. Ja meie mõtlesime, et see on liiga kallis. Ja siis ilmselgelt pane 300 € otsa ja siis on liiga kallis. Kas meil on veel millestki rääkida? Mina võtaks korra ühe asja kokku, et kas sina mõnda muud operatsioonisüsteemi peale Androidi ka nägid? Võtle hästi järele. V-Boss oli... Aga see tuli enne MPC-d välja. Ei näinud. Ostke Androidi. Ja need, kes ikkagi tahavad endale iPhone'i, ärge 4 ostke, sellepärast. Kohe varsti tuleb 5. Ja 5 tuleb kõigi eelduste kohaselt lõpuks ometi 4-tollise ekraaniga. Ja parema resolutsiooniga. Ja veel parema sisuga. Ja väliselt pidi olema täiesti teistsugune praegusest iPhone 4-st. Kui see disain meeldib, siis ostke 4. Kui ta tahad sisu ja head värki, siis ostke 5. Ja need, kes ei jaksa 5 osta, nendel on ka üllatus võib-olla tulemas. Võib-olla. See on veel väiksem. Kui praegu on iPhone. Jah. See tehakse siukseks, tõmmatakse kokku, ekraan tehakse väiksemaks, pannakse ja nad ähvardavad, et see ei tule mälu sisse. Mis sellest arvad? Mina arvan sellest, et see on täiesti loll jutt. On. Sellepärast kuskil peavad olema su kontaktid. Kuskil peavad olema su sõnumid. E-mailid, neid ei saa niisama lihtsalt pilve saata. See on väga ebaturvaline. No põhimõtteliselt on see kuidagi lahendatav, aga mina ei näe seda nagu võimalust, et kui sul on, kui sa oled kohas, kus sul on nõrgem levi, kus sul 3G-d ei ole
et sa peaksid siis kõiki oma asju alla nagu netis nagu kasutama, eks ju. Et mõte on selles, et kõik sinu nii-öelda see pakk informatsioon istub kuskil pilves, kaasa arvatud operatsioonisüsteem põhimõtteliselt. Ja pildid. Ja siis sa niimoodi netis surfad seda kogu aeg. Aga kujuta ette nüüd, ma olen keset metsa seenel ja ma tahan helistada 112 ja ma ei saa telefoni interface'i lahti, sest ma pean selle netist alla laadima. Et noh, ma väga ei oska öelda, et kuidas see mõjuks, aga noh, teades Apple'it, siis küll nad midagi teevad, kui see üldse tõsi on. Mõtlevad midagi paremat välja. Kas toimus veel midagi põnevat see nädal? See nädal on muidugi alles mingi 2 päeva pikk, aga ma arvan, et mitte rohkem midagi. MVC on võtnud kogu meie tähelepanu, kogu maailma tähelepanu. Nii et jääme ootama uusi ja huvitavaid tooteid. Esimene hunnik neist on teie ette toodud. Neid oli umbes vist 20 ja saade on pikaks läinud. Aga üks asi on kindel, Android ruulib, Android kasvab. Viimase 9 kuuga on Androidi marketi programmide arv kasvanud 3 korda ja 350 000 uut telefoni aktiveeritakse iga päev. See on ulme number. Nii et tundub, et on jätkusuutlik operatsioonisüsteem. Jätkusuutlik tundub olevat küll. Nii et Nokia, võtke õppust, tehke hea värk selle Windowsiga. Kui valite praegu Symbiani ja Androidi vahel, siis soovitame meie igas juhul siinpool nagu valida Android. Ja kui te vajate abi otsustamisel, siis võtke meiega ühendust. Me oleme olemas www.tehnovaade.eu. Me oleme olemas Facebookis facebook.com/tehnovaade. Ja meie videod on olemas youtube.com/tehnovaade. Ja Twitter. Informatsiooni tuleb Twitterisse twitter.com/tehnovaade. Ja kui meil on vaja midagi küsida, siis helistage meile või saate meile kirgi tehnovaade@gmail.com. Täpselt nii. Järgmise korrani. Tšau.